Kaliningrad peaks olema Venemaa trumbikaart. See väike maatükk, mis annab Venemaale piisava kohaloleku Euroopas, et sellega saaks ähvardada kogu idarinnet, sealhulgas Poolat ja Balti riike. Aga eksklaavi haldamisel on üks probleem. Isolatsioon on selle hukatus. NATO edastas selle sõnumi otse Vladimir Putini ukse ette, näidates jõudu nii võimsalt, et see oleks teinud Arnold Schwarzeneggeri uhkeks. Venemaa ehmus tõsiselt, kui NATO avalikustas, et Kaliningradi tugipunkt ei pruugi siiski nii tugev olla. 18. augustil viis NATO läbi planeeritud õhuõppuse Poola kohal, otse Poola ja Kaliningradi piiri ääres. Suurem osa õppusest keskendus Poola kirdepiirkonnale, kus see piir asub, ning seal koondati õhuvägi, mis oleks Kremlile tõsist hirmunahka ajanud. Selles õppuses koondus kuni 50 lennukit ühte kohta ning Poola sõnul oli eesmärgiks harjutada ühiseid õhuoperatsioonide stsenaariume ja tugevdada NATO partnerite koostöövõimet. See õppus, kuigi see oli eelnevalt planeeritud, näib olevat ajastatud peaaegu tahtlikult selleks, et saata Venemaale sõnum. See järgneb Saksa ajalehes Bild ilmunud raportile, milles väideti, et NATO töötab välja niinimetatud maismaa sõjapidamise kontseptsiooni, mille eesmärk oleks reageerida Venemaa rünnakule Balti riikide vastu, mis võib-olla lähtuks Kaliningradist. See kontseptsioon oleks varuplaan, selgitab Leetser, lisades, et plaani avalikustav dokument on koostatud USA juhtimisel, Major Andrew Pingree juhtimisel, ning see kirjeldab, kuidas NATO võiks reageerida sissetungile, mis algab droonide ja rakettidega ning millele järgneb maismaa sissetung soomukitega. Kaliningrad oleks selle plaani kohaselt prioriteetne sihtmärk. Viimane NATO õppus toimub ka pärast suuri sõjamänge, mida NATO korraldas mais. Samuti Poolas toimunud õppused, mille koodnimeks oli Amber Shock 26, kaasasid üle 3500 sõduri ja sadu sõjaväesõidukeid mitmest NATO riigist. Need õppused olid samuti osa laiemast Saber Strike 26 õppusest, mis toimus Poolas, Soomes ja Leedus. Kõik eesmärgiga aidata NATOl välja selgitada, kuidas kiiresti vägesid nendes piirkondades liigutada. NATOl ei ole vaja kellelegi seletada, miks need väed peaksid nii kiiresti liikuma. See oli järjekordne õppus, taas Kaliningradi lähedal, mille eesmärk oli valmistuda võimalikuks Venemaa sissetungiks. Kremli püksid on juba praegu märjad. Ja nii peakski olema, sest NATO viimane õppus, koos kõige sellega, mis eelnenud kuudel toimus, saadab väga selge sõnumi, et Kaliningrad on NATO sihikule võetud. See eksklaav, mis peaks olema Venemaa strateegiline vara, paljastub hoopis kui potentsiaalne nõrk koht, mis on väga haavatav selle tulejõu ulatuse ees, mida NATO suudab vallandada. On mitmeid erinevaid põhjuseid, miks Kaliningrad on praegu nii nõrk, milleni me kohe jõuame. Aga enne seda süveneme veidi rohkem sellesse õppusesse endasse. Me ütlesime teile, et õppusel osales kuni 50 lennukit. Kuid asi pole ainult selles. Õhuüksus, mille NATO Poola saatis, oli ebatavaliselt suur ja selles oli ka lennukeid, mida tavaliselt Kaliningradi lähedal toimuvatel õhuõppustel ei näe. Nende lennukite hulgas olid vahendid, mis suudavad sooritada nii lahingulööke kui ka elektroonilist sõjapidamist, õhuluuret ja õhutankimist. Euroopa liitlasvägede ülemjuhatuse pressiesindaja kolonel Martin O'Donnell avaldas veidi rohkem, märkides, et 18. augusti väljaõppes osalesid ka USA hävituslennukid ja Norra hävituslennukid. Samuti NATO E-3A AWACS ehk õhust varajase hoiatuse ja juhtimissüsteemi lennuk ning Poola maaväed. Juba ainuüksi sellest kirjeldusest hakkab meil kujunema väike ettekujutus õppusest. AWACS tegutses tõenäoliselt õhus paiknema komandokeskuse ja radarijaamana, edastades teavet teistele lennukitele ja maapealsetele vägedele operatsiooni käigus. Lisaks õhuüksuse suurusele oli NATO õppus silmapaistev ka oma keerukuse poolest, teatab Itamil radar. See, et erinevad õhuplatvormid tegutsesid korraga, on midagi, mida me sellistes õppustes harva näeme. Ja asjaolu, et need lennukid pärinesid mitmest erinevast riigist, lisas veel ühe keerukuse taseme. Mitme õhutankurlennuki kohalolek, sealhulgas 2 NATO A330 MRTT-d, viitab samuti sellele. NATO eesmärk selle lõppusel oli tagada, et nende lennukid suudaksid õhus püsida pikemat aega, võimaldades hävitajatel ja pommitajatel tegutseda kaugemal oma kodubaasidest. Võib-olla lendaksid need ründelennukid Euroopast Poola, kus nad tangivad ning seejärel liiguvad edasi Kaliningradi. NATO pole seda otseselt öelnud, kuid on väga rahul, kui Venemaa peab jätkuvalt oletama. Veel üks huvitav aspekt õppuse juures oli EA-37B Compass Calli kasutuselevõtt. Meediaväljaande United 24 andmetel
on analüütik Ossint Defenderist märkinud, et mitmed õppusel kasutatud lennukid ei ole Poolas toimuvatel õppustel sugugi haruldased, kuid EA-37B on teistsugune. Selle lennuki kasutuselevõtt paistab olevat täiesti uus ning see viitab, et see õppus ei pruukinud olla ainult koostöövõime suurendamiseks, nagu Poola väidab. EA-37B on elektroonilise sõjapidamise lennuk, mis on samuti võimeline luureandmeid koguma. See tähendab, et NATO võis katsetada, kuidas Kaliningradi kaitset rivist välja lüüa ning tulevikus eksklaavist tulistatud rakette ja droone takistada. EA-37B Compass Call on väga huvitav lennuk. Air Force Technology andmetel loodetakse selle lennuki esmast töövõimekust saavutada mingil hetkel 2026 aastal. Arvestades, et see lendas just Poolas, võib julgelt öelda, et see lennuk on nüüd töökorras ja valmis kasutusele võtmiseks. EA-37B on USA õhujõudude kasutuses ja selle disain põhineb Gulfstream G550 ärilennukil. Siiski pole selle välimus nii tähtis kui see, mida see teeb. EA-37B on mõeldud EC-130H Compass Calli asendamiseks, mida USA õhujõud on kasutanud alates 1982 aastast ning see pakub kaugsegamise võimekust. Jällegi viitab see võimalikule kasutusele Kaliningradi puhul, tõenäoliselt droonide ja eksklaavist tulistatud rakettide eksitamiseks. Oma lennulagi üle 13 700 meetri ja tippkiirusega Mach 0,82. Lennuk on samuti võimeline õhutõrjest kõrvale hoidma ja võib olla isegi kasutama oma elektroonilise sõjapidamise võimekust nende kaitsesüsteemide segamiseks, pakkudes seeläbi olulist tuge ründelennukitele. Arvatakse, et lennuk on samuti võimeline läbi viima vastuinfooperatsioone, mis viitab sellele, et see suudab segada seadmeid, mida Venemaa kasutab valeinfo levitamiseks. Kokkuvõttes on see väga huvitav täiendus ohuportfelli, mille NATO on selgelt välja töötanud, et tegeleda Kaliningradi probleemiga. Ja see viib meid sujuvalt selleni, miks NATO üldse oma õppuse korraldas ning mida see Kaliningradi probleem tegelikult tähendab laiemas kontekstis Venemaa ambitsioonide suhtes Euroopas. Aga enne kui me nendesse teemadesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et see on sõjandussaade. Kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli kanal ja lülita märguanded sisse, et sa jääks ilma ühestki meie igapäevasest videost. Niisiis, milles see õppus tegelikult seisnes? Selgitus sõltub sellest, kellelt küsida. Itomil radari sõnul oli õppuse juures kõige huvitavam selle tohutu mastaap. NATO õppused Poolas ja Kaliningradi lähedal ei ole midagi uut. Me kirjeldasime isegi mõni minut tagasi teist õppust, mis toimus varem 2026. aastal. Kuid just siin esitletud võimete kombinatsioon on tähelepanuväärne. See, mida NATO just korraldas, on õppus, milles osalesid E-3A lennukid, mis pakuvad laiaulatuslikke juhtimise kontrolli funktsioone, hävituslennukid, mis läheksid selgelt rünnakule piiriohtude vastu, Kaliningrad ning elektroonilise sõjapidamise võimed, mida sellistel õppustel varem nähtud ei ole. Õhutankurlennukid mängivad samuti rolli, mis viitab sellele, et NATO valmistub pikaajaliseks õhukampaaniaks Kaliningradi vastu. Võib-olla kavatsusega see eksklaav kiiresti ja varakult sulgeda, kui Venemaaga peaks sõda puhkema. Asi on selles, et see polnud lihtsalt juhuslike väljalendude kogum. See oli täielik operatiivpakett, mis oli väga sihipäraselt paigutatud Põhjapoolasse, et saata Venemaale sõnum selle kohta, kui halvasti läheks Kaliningradil, kui NATO peaks rünnakule asuma. Mäletate neid märgilaike Kremli pükstel, millest me rääkisime? Just selle sõnumi pärast need ilmusidki. Ametlikult polnud see aga selle õppuse eesmärk. Poola operatiivjuhtkond, mis oli tugevalt kaasatud, väidab, et tegemist oli NATO koordineeritud õppusega, mis polnud kuidagi seotud ühegi Vene õhujõudude tegevusega. See viitab mitmele Venemaa ja Poola vahelisele juhtumile, millest me varsti räägime. Tegelikult polnud sellel operatsioonil Venemaaga üldse mingit pistmist. See oli mõeldud NATO liitlasvägede koostöö tugevdamiseks. See on ametlik versioon muidugi, aga me ei usu, et keegi seda päriselt uskus. Isegi kui need õppused oli planeeritud nädalaid või kuid ette. Ja et asjale veelgi vinti peale keerata, väidab Stars and Stripes, et USA ametnike sõnul oli selle õppuse tegelik eesmärk heidutus. Ja praegu on Euroopas ainult üks jõud, mida tuleb heidutada – Venemaa. USA osalemine selles õppuses järgneb sellele Poola aktiivsusele, millest me rääkisime. 6. augustil teatas Wall Street Journal, et USA luureandmetel võib Venemaa peagi proovida NATO otsustavust mingisuguse piiratud sissetungiga. Varem peeti sellist tegevust ebatõenäoliseks sissetungi tõttu Ukrainasse. Kuid kuna Putin tunneb survet sellest, et sissetung Ukrainasse ei lähe Venemaa jaoks soovitud viisil, muutub ta meeleheitlikuks. Ja see meeleheide võib viia selleni, et ta laiendab konflikti. Olgu selleks siis hübriidsõja tegevuse suurendamine või isegi piiratud maismaa sissetung, näiteks piiriäärse ala okupeerimine mõnes Balti riigis.
Igal juhul väidavad USA võimud, et midagi on tulemas. Ja see raport muutub usutavamaks, sest sellele eelnes USA luure 3. juuli väide, et Venemaa plaanib mingisugust rünnakut Poola vastu, taas selleks, et testida NATO otsustavust. Mis juhtus vaid mõni nädal pärast seda raportit? Venemaa saatis raketi Poola territooriumile. Juuli lõpus ületas Vene 101 rakett Ukraina ja Poola ühise piiri. Seejärel lendas see 90 kilomeetrit Poola sügavusse, olles peaaegu kogu tee lennukite jälgimisel, enne kui see tühjale põllule kukkus ja plahvatas. Venemaa loomulikult ei võta mingit vastutust. Kõik oli lihtsalt õnnetus. Ja rakett pidi lihtsalt kursilt kõrvale kalduma. Juhtum leidis aset suure Vene õhurünnaku ajal Ukraina vastu, milles kasutati 74 raketti ja 284 Shahed-tüüpi drooni. Poola kaitseministri asetäitja Tadeusz Tomczyk oli otsekohene, nimetades juhtunud selleks, mis see tegelikult oli. See oli provokatsioon, tahtlik tegu, alliansi proovilepanek. Tõenäoliselt annavad järgmised nädalad meile rohkem vastuseid. Ärme loo endale illusioone. Selliseid olukordi või provokatsioone hakkab juhtuma, kuulutas Tomczyk 31. juulil. Ta lisas, et umbes 20 Venemaa raketti liikus Poola suunas, kuid Ukraina õhutõrje tulistas need alla, mis tähendab, et sissetung oleks võinud olla veel hullem. Ajastus klapib täielikult. USA ütles, et Venemaa plaanib midagi Poolas ja vähem kui 6 aega hiljem midagi juhtuski. Nüüd ütleb USA, et Venemaal on plaanis veel üks sissetung. NATO peab olema valmis ja operatsioon, mis näitaks Venemaale, kui kiiresti Kaliningradi rünnatakse, võib olla parim viis näidata Putinile, et NATO on valmis. Ka heidutuse poolel on siin veel üks tahk. Venemaa paljastamine toob välja, et Venemaa on teinud Balti piirkonnas mõningaid kummalisi mereväe liikumisi. Eriti märgati Venemaa üht kõige arenenumat sõjalaeva, admiral Kasatonovit, Fehmarnist möödumas, mis on Saksamaa saar, kui see lahkus Läänemere vetest. See on ohtlik laev. Admiral Kasatonov on võimeline tulistama tsirkoonirakette, mis on tuumavõimekusega ja liiguvad hüperheli kiirusel. Viimastel nädalatel on Fehmarni lähedal märgatud ka teisi Vene sõjalaevu kummalisi manöövreid tegemas, sealhulgas admiral Levtšenko. Ja lasaks kõigele sellele on Putin, olles raevus sellepärast, et lääs on Venemaa varilaevastiku aluseid kinni pidanud, ähvardanud, et Venemaa kavatseb peagi vastata, haarates Euroopa laevu. Võib-olla see seletabki, miks Vene sõjalaevad on äkitselt nii aktiivsed Läänemere piirkonnas. Seega pidi NATO taas sõnumi saatma, mitte ainult Poolale, vaid ka Balti riikidele ja igale Euroopa riigile, keda Putin ähvardab. Nagu Bundeswehri ülikooli sõjaväeekspert Carlo Massala ütleb, võib vaid loota, et Venemaa sai sõnumist aru. Tagane kohe või Kaliningrad saab pihta. See toob meid kenasti tagasi selle asukoha juurde, mille NATO valis oma õppuse läbiviimiseks. Nii paljude lennukite ja maavägede tegutsemine Põhja-Poolas ei ole juhus. Kaliningrad on sihtmärk ja on palju põhjuseid, miks NATO soovib kasutada just seda Vene eksklaavi survepunktina Putini vastu. Siin tuleb arvestada sellega, mis Kaliningrad peaks olema ja mis ta tegelikult on. Venemaa jaoks peaks Kaliningrad olema nii tugipunkt kui ka pidev oht, mida Venemaa saab kasutada NATO idatiiva riikide hirmutamiseks. Selle ohu tugevdamiseks paigutab Venemaa Kaliningradi eksklaavi õhutõrjesüsteemid, raketikompleksid ja hulgaliselt muud sõjalist infrastruktuuri. Lisaks kasutatakse seda ka Venemaa Balti laevastiku toetamiseks. CNA andmetel on selline Kaliningradi kasutamine üsna hiljutine. 1990-ndatel ja kuni 2016 aasta alguseni paiknesid Kaliningradis küll sõjalised jõud, kuid need olid suhteliselt nõrgad. Alles 2021 aastal, vahetult enne Ukrainasse sissetungi, otsustas Putin, et ta peab seda eksklaavi tugevdamiseks samme astuma. Raketid, soomusmassinad, sõjalaevad ja väed viidi kõik Kaliningradi. Vägedest rääkides paigutas Venemaa Kaliningradi 11. armee korpuse, kuhu kuulus kuni 18 000 sõdurit ja võib-olla on neid seal veelgi rohkem. Balti laevastik, mida Kaliningrad toetab, on samuti ohtlik, hõlmates 52 pealveelaeva, millest mõned on Venemaa mereväe kõige kaasaegsemad ning lisaks ka 1 kiloklassi allveelaeva. Kaliningrad asub ka Suwałki koridori lähedal, mis on 65 kilomeetri pikkune maa-ala, mis läbib Poola ja Leedu piiri ning ühendub Valgevenega. Kõik, mida me just jagasime, peaks tagama, et NATO, eriti idatiib, kardab Kaliningradi. Aga nagu me ütlesime, on vahe selles, kuidas Venemaa püüab Kaliningradi esitleda ja mida see tegelikult endast kujutab. Ja mida Kaliningrad tegelikult endast kujutab, mis muutub iga päevaga selgemaks, kui Venemaa Ukrainas sõjas läbi kukub, on strateegiline nõrk lüli Venemaa jaoks. Isolatsioon on probleem. Kuigi Kaliningrad on Venemaaga ühendatud Läänemere kaudu, asub see umbes 360 kilomeetri
kaugusel Venemaa põhialast. See pole Venemaa jaoks ideaalne olukord, kui ta satub konflikti, kus peab Kaliningradi varustama, kuid see on Balti blokaadi ja NATO idatiival olevate vägede tõttu ära lõigatud. Kaliningradi nõrkust näitab ka see, et ta sõltub ellujäämiseks Vene subsiidiumitest, isegi siis, kui see eksklaav pole aktiivselt konfliktis osaline. 2025 aasta detsembris avaldas Ukraina välisluureteenistus, et Vene võimud plaanivad eraldada umbes $60 miljonit meretranspordile, et toetada Kaliningradi. Eraldatuna on Kaliningrad eriti vastuvõtlik inflatsiooniga seotud probleemidele, sest kui tekivad tarneprobleemid, tõusevad poehinnad kiiresti. Kõik see on oluline NATO viimase õppuse kontekstis, sest see näitab, et Kaliningrad ei ole see tugipunkt, mida Venemaa sooviks. Jah, sinna võib olla paigutatud relvi, aga see on Venemaast sadade kilomeetrite kaugusel ja igast küljest ümbritsetud NATO riikidega. Kaliningrad on väga tõenäoliselt esimene Venemaa territoorium, mille Putin kaotab, kui ta alustab sõda NATO-ga. Ja Putini jaoks on iga territooriumi kaotus alandus, mis muudaks tal veelgi raskemaks juba niigi hullumeelse sõja õigustamise Vene rahvale. Kuni 50 lennukit, mis osalevad ühes NATO seni keerulisemas õppuses, saadavad selge sõnumi. See tugevdab ka sõnumit, mida NATO on varem edastanud, nimelt, et Kaliningrad on haavatav. Juba 2025 aasta juulis ütles USA, Euroopa ja Aafrika vägede ülemkindral Chris Donahue, et NATO väed suudaksid Kaliningradi vallutada enneolematu ajaga. See tähendab, et õhurünnakute ja maismaa jõudude kombinatsioon eksklaavi suunas tooks Kaliningradi kiiremini alla, kui kunagi varem arvati võimalikuks. Nii juhtuski, et viimane NATO õppus hõlmas nii õhuväge kui ka maismaajõude, mis kõik koondusid otse Kaliningradi ukse ette. USA Euroopa armee endine ülemjuhataja Ben Hodges kinnitas seda väidet mõni kuu hiljem veelgi kindlamalt, öeldes, et sellised kohad nagu Kaliningrad ja näiteks Sevastopol Krimmi poolsaarel kõrvaldataks NATO ja Venemaa vahelise sõja esimestel tundidel. Ja Venemaa ei suudaks selle vastu midagi teha, kuna Kaliningrad on isoleeritud ning Venemaa majandus on nõrgenenud nii palju, et ta ei suuda Kaliningradi piisavalt toetada, et see eksklaav saaks olla see kindlus, mida Putin soovib. Nii et kui NATO näitab oma jõudu Kaliningradi lähedal, siis ta ei käitu nagu jõusaali vend, kes on armunud lähimasse peeglisse. Sellel õppusel on oma eesmärk. See, mis just Poolas juhtus, on tõestus, mis kinnitab kõiki neid väiteid Kaliningradi nõrkuse kohta. See on NATO, kes näitab Venemaale, et organisatsioonil on võime koondada erinevaid õhuvõimeid, mis kõik suudavad koordineeritult hävitada sihtmärgi rekordajaga. Kaudne sihtmärk oli Kaliningrad. Kui Venemaa kavatseb NATO liitlasi provotseerida, siis NATO hoolitseb selle eest, et Putin ja Kreml teaksid täpselt, kui kiiresti Venemaa haavatav eksklaav langeb. Ja kui NATO oma jõudu näitab ning kogu Kremlit hirmutab, ründab Ukraina. Kaliningradi nii nõrgaks jätnud majandusprobleeme süvendab veelgi Ukraina väsimatu kampaania Venemaa naftatöötlemise vastu, mis on sundinud Venemaad naabritelt abi paluma. Lisateavet selle süvalöögi strateegia mõju kohta leiad meie videost. Aga enne kui lahkud, tea, et kõik, mida siin näed, on uuritud, kontrollitud ja toodetud päris inimeste poolt. Kui hindad seda, siis telli kanal, jäta kommentaar alla ja kaalu liikmeks hakkamist, et saada ligipääs eksklusiivsele sisule. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!